Tervist! Järgmine episood Perenaise põllul. Nagu näete, traktor koos Pätsi külikuga ja anname Perenaisele natuke toitu juurde, et saada toiduvilja, ehk siis tuleb toitu anda ja lisaks lülitasin põlluga taimemahna analüüsi. Püüame leida kõige paremat toitainet siia, mis võiksid meie sellele jahu tegemisele kaasa aidata. Nagu näete, siin endiselt on jäljed minu eelmisest tööst, ehk siis selle rootoräkkega tegemisest. Loodame, et need kaovad ära ja lisaks on siin päris korralikult võilille. Aga selle võilille vastu me oleme juba rohtu leidnud ja leiame veel, et katsume tast ikkagi nagu lahti saada, aga näed, siukseid asju juhtub jah, et ma ei ole ka väga rahul sellega, aga vaatame, püüame parimat. Tervist! Jälle väike Perenaise põllu ülevaade. Nagu näete minu selja taga traktorist, et olud ei ole olnud suurepärased igasuguste tööde tegemiseks, et meil on ikkagi põllumehed ikkagi kurdavad alati, et kas on palju vihma või vähe vihma, alati mingi probleem. Aga jah, ma andsin siia veel natukene erinevaid mikrotoitaineid juurde, et vaatame, mis sellega saab ja mis sealt tuleb. Tervist! Oleme siin Perenaise põllul, vaatame, kuidas Perenaisekesel läheb, et nagu näete, selja taga on väike prits seal ja tegin praegu just siia väikse kasvureguleeringu ja haigustõrje, et kuna meil nüüd niiskust on päris palju ja igasugused kasvutingimused on päris okeid, siis kui vili hästi kasvab ja see Perenaise on nimelt ka üsna nõrga kõrrega sort, et kui ma seda kasvuregulaatorit näiteks ei pane, siis viskab see vili pikali ja siis on selle koristamine, ütleme nii, et neid sõnu ei saa siin eetris kasutada, kui raske on korjata maast nisu ülesse. Ja haigustõrjet on ka vaja teha, sellepärast et tingimused haiguste arenguks väga head, on suhteliselt soe, on väga niiske ja niiskust tuleb veel juurde, nii et tuleb siuksed asjad ka ära teha. Kuidas ise põld välja näeb? Ei ole eriti hea, sellepärast et need jäljed on kõik päris hästi näha, kui ma siin tegime tööd selle rootoräkkega, et ma ei teagi, kas on selle kevade viga või midagi, et need taimed on päris siukse kahjustada saanud. Arvatavasti on probleem selles, et on lihtsalt külmatööd ja asjad olnud ja kuna neid taimi sai häirida, siis selle tõttu nad nii-öelda ka natukene on kehvemas olukorras, aga vaatame, äkki läheb paremaks.